ükskõik, mis näiteks inimesel võib viga olla, esimene mõte või näiteks ärevushäire või depressiooni puhul on see, et väga levinud on see, et ei taheta nagu abi küsida või pigem eelistatakse kuidagi ise hakkama saada. Sest nagu üks on see, et kuidas nagu rääkida sellest ja teine on see, et kellele üldse sellest rääkida. Ja siis on muidugi see, et see hirm on, et mida teised arvavad. Ja samas näiteks kui ma enda puhul mäletan, siis ma nagu sain aru, et inimesed näevad, et mul on midagi viga. Neil olid murelikud pilgud, et nad tahtsid hullult aidata, aga ma ei osanud seda abi vastu võtta, sest ma ei teadnud, mis sellega nagu peale hakata või ma ei osanud kuidagi sellest rääkida või kuidagi kirjeldada seda tunnet või midagi sellist. Et näiteks ka, kui sul on keegi tuttav, kellel on ka võib-olla depressiooni või ärevushäirega tegemist ja sa tahad nagu hullult aidata teda, usu mind, see teine pool saab aru, et nagu teda tahetakse aidata, lihtsalt ongi see, et seda kõike on liiga palju ja isegi siis, kui sa nagu tahad vastu võtta seda, et kui keegi teine proovib sind aidata, siis kui nagu inimene ise ei ole nagu valmis abi vastu võtma, ega siis sellest nagu suurt tolku ka ei ole ja pigem tekib selline nii-öelda iseendasse tõmbumine ja üldse nagu siis teistest eemale hoidmine. Just selle tulemusel, et seda on nii keeruline seletada lihtsalt. Ja seepärast ongi nagu kõige mõistlikum alustada professionaalide juurest, kes oskavad seda asja vägagi distantsilt võtta ja samas ka ülimalt objektiivselt anda siis kogu sellele olukorrale nagu hinnang. Siis üks asi kindlasti veel on see, et paljud, kaasa arvatud mina ise, tahtsin alguses ennast ju kangesti ise ravida ja ise üldse selle olukorraga hakkama saada. Ja tihtipeale võivad need olla sellised meetodid nagu näiteks alkohol, kelle jaoks kanep, kelle jaoks võib-olla mõned teised mõnuained, eks. Ja need pigem teevad perspektiivis rohkem kahju. No näiteks alkoholiga ma ise olen seda teed näinud päris mitu korda. Aga ta aitab ainult nii kaua, kuni see nii-öelda vereringes sees on, niipea kui teda enam seal ei ole, siis on kordades hullem ja see võib väga kiiresti lõksu tõmmata. Ja ei soovita üldse seda teha. Ja üks on, mis kindlasti nagu tehakse, on see, et nagu ma ise tegin, on see, et ignoreerida hästi pikalt, et kõik on hullult hästi ja valetad iseendale, et kõik on hullult hästi, kui lõpuks ongi see piir jõuab kätte, kust enam edasi ei saa ja siis lendabki kõik õhku. Ja siis ei teagi enam, mida teha, kuhu pöörduda, mida teha üldse, kuidas olla. Et selliseid mõtteid tahtsin jagada.